tere hommikust! Kuhu ma nüüd siis sattunud olen? Olen Fääri saartel. Kohe on algamas Atjan Wild Islandi ultrajooks. Kell on 6 hommikul. Vihma sajab, märg on, tuul puhub. Algul on veits pime ka, aga pole hullu, varsti läheb valgeks. Rada on mingi 55 kilti ja umbes 3000 tõusumeetrit pidi olema. Ja ma oletan, et saab mingi siuke 10-tunnine mõnus sörgipäev olema. Aga ei tea tegelikult, sest ei tea kaua need märjad laskumised ja tõusud ja see siukene mägine maastik, kaua selle läbimine aega võtab. Siin stardis on umbes 60 inimest. Lühemad distantsid on ka olemas. Aga kui sai juba fääridele tulda, no siis tuleb ikka kõige pikem rada läbida. Start on antud. Mõned sajad meetrid on läbitud. Jalad on juba läbitud. Teeäärne külake lõppes sisuliselt kohe ära, kui sai jooksma hakatud. Bye guys. Thanks. Take care across here. Always safe to walk. Ahah. Valgust ei ole, aga käin parasjagu läbi jõe. Nii palju siis kuivadest jalgadest. Ega seda lootust ei olnud niikuinii. Esimene tõus. Ja mis kohe stardist algas. On praegu käsil. Maastik veht, praegu maa. Läbi üle ja läbi jõged. Ja järjest on eeskõik. Et jooksma peab. No nüüd on saanud mõnda aega alla jooksta. Või siis koperdada, kuidas võtta. Esimesest TP-st on läbi joostud. Vahelduseks läheb rada kuskilt linnakesest läbi. Ilm on rõve, aga pole hullu. Järsud tõusud võtan kõndides. Laugemal maal jälle jooksen. Mingi viiendik rajast on tehtud. Circa 2 tundi on rajal oldud. Siukseid asju on siin ka ette tulnud. Märjad jalad ei ole iseenesest probleem, aga vahepeal on jõeületustega kivid tossusesse tulnud. Ma ei ole viitsinud neid veel välja koukida, aga mingi hetk võib-olla peab. Vahepeal olen allapoole veidi jõudnud. Pisut selgem on, aga siiski sajab. 3 tundi ja 40 minutit olen rajal olnud. Suht röstitu värk on, nähtavus on kehv ja rada on päris sükene, no ikka treil, ütleme nii. Tegelikult ei ole siin isegi treili, vahepeal on lihtsalt risti üle mingi mäe. Siin on mul taga mingisugune laht. 20 kilomeetrit peaks tehtud olema. Ja 1000 pluss tõusumeetrit. Ihu on tegelikult märg, mis siis, et mul veekindel jope on. Kuskilt siit käiste juurest on vesi ikkagi natuke sisse tulnud. Ja jalad on ammugi märjad. Aga tasa ja targu liigun edasi. Võistlema otseselt ei tulnud, nii et kedagi ei püüa. Vaikselt liiksun omale mugavast tempos. Fääri saarte põhilised asukad on ka trassil. Tegelikult see maastik veits üllatab mind. Siin kasvab pigem siuke turbasambla moodi asi nagu meil Räbades. Samas
ma olen nõlva peal. Võiks eeldada, et siin on nagu natuke kõvem maapind, aga on ülimärg ja pehme. Nähtavusega kiita pole. Lipukeste järgi navigeerin. Ega väga tegelikult aru ei saa, kus ma siin saare peal praegu olen. Rada läheb sinna, nii et saab miskit toredat ületada jälle. No nii, kus kohas? Nii, järjekordne teepunkt. Kohvipaus. Koogipaus. Üle poole tehtud. 33 kilti näitab. Mingi 20 on umbes veel. Tõusumeetreid on vist umbes sama palju veel teha, kui mul tehtud on. 1500 on tehtud. Hakkasin jooksma toidupunktist ja siis avastasin, et ma jätsin oma kepid maha. Õnneks väga kaugele ei jõudnud. Olen praegu 10. kohal. 11. mees on selja taga. Peaks võistlema hakkama. Muidu ei saa esikümnesse. Ei, tegelikult ei viitsi. Esimene mees on mingi tund aega ees. Ja ma olen jooksnud praegu 5 tundi ja 20 minutit. Läheb ilusaid kohti ka teele. Ja hakkab selgemaks minema. Vihme järele pärast 5 tundi sadu. Turbaküngas hakkab läbi saama. Laskun teiselt poolt. Tulime risti siit üle. Päris hea järsk nõlv. Tuleb natukene siin siksakitada. Päris otse ei kannata alla ronida. Nii, sain mäest alla. Toidupunkt oli. Sai head ja paremat. Ma mõtlesin, et ilm on veits soojemaks läinud. Võtsin vihmajope maha. Nii et võib lõpus spurdiga alustada nüüd. Aga üsna peab uuesti mäkke keerama üles hakkama rassima. Tõusumeetrid pole veel tehtud. Nii et ei saa siin midagi mööda asfalti väga pikalt joosta. Rajad läksid kokku. Et mul siin ees on nüüd mingid tegelased lähematutelt distantsidelt. Jooksusammu pole saanud vist. Ma ei teagi, juba kaua teha, on mul kella vaadanud. Aga kogu aeg üles mäge rassimine olnud. Aga noh, seda oli oodata. Tõusumeetrid on vaja täis teha. Vahepeal läks palav, päike paistis. Nüüd on juba natuke jahe, sest ma olen kõrgel. Siin on udu ja tuul ja väike seenekas. Ilm muutub päris kiiresti. No mis meil siin toimub? Me paneme pilti kivi peale külma. Teeme pilti. Ei ole aega. Villu! Oota, ma teen sinna. Võtame tuulde. Poolmaraton. Davai, aitäh. Pidin ka ikka vihmajope peale panema. Kaua te seda vihma saite muidu? Just hakkas. Ma sain 5 tundi seda enne. See vist peaks viimane tipp olema. Siit ainult alla. Downstairs only. Ja ongi finish. Sain mäest alla.
Good, yeah. Theo will sort you out with a medal over here. Well done. Thanks. Hey. Hi. How are you? Very well. How was your day? Good. Good day on the mountain? Yeah. A little foggy, maybe a little rainy, but nothing too harder. Are you on the ultra? Yes. Pärast finišit saab süüa ja supp on väga hea. Kaisa, kuidas poolmaratoni muljed on? Mulle mega meeldis, mulle väga meeldis ja eriti viimased 5 tundi. Olla mega kiirelt, hüpped, värgid, särgid. Ultra kohta ütleks niimoodi, et läbimine ei ole eriline katsumus, aga kui väga kiiresti tahta teha, siis ilmselt muutub päris keeruliseks. Muidu oli lahe, aga vahepeal oli päris külm. Jooksime pilve sees, tuul ulgus, vihma ritsis külje pealt näkku. Aga lahe, hea seltskond oli. Poolmaratoni vahetad muljed, Laura? Ma sain aru, et enamus oli okei olnud. No, lõpus jäeti üksi. Lõpus läks raskeks, jah? No, millalgi peabki raskeks minema. Kõik siis lühike kokkuvõte on, et tasub tulla küll. Päris äge on. Täna on võistlusjärgne päev, mis saaks veel parem lihastele olla kui väike suplus ookeanis. Vaadake, kui ilus see vesi täna on. Pole üldse ju. Täiesti tavaline. Vesi on ilus sinine. Imeline. Amazeballs. Väga mõnus tundub. Vesi on väga soolane. Kuule, päris hea on juba. Kui enam ei tunne. Oh my god, Laura, tule tahkid! Appi, see tõesti nii küll! Ma lähen ka väga! Alles tulid vette. Nii küll on! No nii külm ei ole, ma arvan, et mingi siuke 10 kraadi lähedale. Ei on. Ei ole nii hull midagi. Väga hea oli. Õnneks on siia saun ka kohale veetud. Eriti chill. Tere YouTuberid. Soe on siin. Where are you guys from? Estonia. Estonia. This is your first visit on the Faroe Islands also? Yes. How do you like it? Very good. It is very wet. Yeah. It's not that different from Estonia. We have similar weather, yeah. More waterfalls though. And less forest. More waterfalls here? Yeah. And less forest. Because of the rain.